ma mõtlesin, et räägiks natukene tsensuurist ja sõnavabadusest. Peamiselt sellepärast, et tsensuur on sõna, mida tänapäeval kasutatakse väga kergekäeliselt, sõnavabadus tegelikult täpselt samamoodi ja siis väljendusvabadus läheb ka sinna alla tegelikult, aga ma olen siin-seal rääkinud selle teemal enne, ma olen neid mõtteid tegelikult kuskil podcastides öelnud ja streamides ka, aga ma mõtlesin, et teeme ühe video, et sa saaks selle oma sõbrale saata, kui ta saab kuskilt sotsiaalmeediast bänni ja siis räägib, et teda on tsenseeritud, et siis ta võib selle video vaadata, ehk ta saab teada, mis asi tsensuur tegelikult on. Võtame siis aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse. Paragrahv 45 ütleb niiviisi. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, Eesti inimeste õiguste, vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohaliku omavalitsuse teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks, samuti õiguse mõistmise huvides. Tsensuuri ei ole. Ehk siis 3 asja. Esiteks, kõigil inimestel on väljendusvabadus. Teiseks, seda väljendusvabadust võib piirata teatud tingimustel. Ja 3, tsensuuri ei ole. Nüüd hästi oluline on meeles pidada, et sõnavabadus ei tähenda seda, et sa ei vastuta oma sõnade eest. Põhiseadus ütleb, et sul on õigus ennast väljendada, aga see ei tähenda, et sa võid minna teisi inimesi näiteks lihtsalt avalikult laimama. Ja nüüd ongi meie esimene probleem. Vaadake see, et me saame igal suvalisel hetkel minna TikToki või Facebooki või Twitterisse ja siis sinna postitada. See on saanud meie jaoks nii tavaliseks nähtuseks. See on meie igapäevaelu osa, et me ei saa aru ja me ei mõtle selle peale, et ligipääs nendele platvormidele. See ongi meie väljendusvabadus. Sest et see, mida me ühismeediasse postitame, see on asi, mida vaadeldakse juba eraldi. Võtame näiteks vihakõne, väga kuum teema. Jaak Valge aastal 2023 kirjutas, et uus vihakõne seadus on enamat kui tsensuur. Nüüd, mida Jaak ei teinud selles artiklis, oli see, et ta ei viidanud meie põhiseadusele ja ilmselt ta ei teinud seda sellepärast, et paragrahv 45 ütleb väga selgelt, ma ka just lugesin seda, et seadus võib sõnavabadust piirata teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks. Kahjuks on nii, et vahel on poliitiline narratiiv palju olulisem kui objektiivne reaalsus, mis tõttu mõned poliitilised suunamudijad sellele detailile tähelepanu ei pööragi. Aga tsensuur, et kui me seda sõna mainisime, siis vaatame üldse, mida tähendab tsensuur. Näiteks EKI ühendsõnastik aastast 2024 ütleb seda, et tsensuur on peamiselt totalitaarriikides ametivõimude poolt teostatav tsenseerimine, takistamaks ebasoovivate andmete või ideede levikut. Ja õiguse leksikon aastast 2000 ütleb, et tsensuur on järelevalve trükiste, teatrilavastuste, ringhäälingu ja televisioonisaadete ja muu sellise üle. Ehk siis, kui põhiseadus ütleb väga lakooniliselt, et tsensuuri ei ole, peetakse silmas, et meil ei ole riiklikku tsensuuri. Mis see tähendab? See tähendab seda, et Eesti Vabariik ei tohi luua ametkondi, mille põhieesmärgiks on tsenseerida. Aga olemasolevatel institutsioonidel ja ametiisikutel on sellegi poolest lubatud anda hinnanguid sellele, kuidas keegi kasutab oma väljendusvabadust. Ja vajadusel võib alustada ka selle teemalose menetlust. Ja nüüd kõige tähtsam osa. Meil on põhiseaduses 2 paragrahvi, 12 ja 14. Ja need 2 paragrahvi lausa kohustavad seda tegema, sest et paragrahv 12 sätestab selle, et kedagi ei tohi diskrimineerida ja keelab vägivalla õhutamise ja paragrahv 14 kohustab riigi aparaati õiguseid ja vabadusi tagama. Ehk kui keegi vaatab, et mida sa ütlesid ja mõtleb, et kas sellist asja on okei öelda, mingi ametnik, siis tegelikult see on põhiseadusega pandud kohustus. Nüüd, kui me võtame selle sõna tsensuur selles laias, ebatäpses ja tegelikult natukene vales tähenduses, ehk siis see, kuidas seda tänapäeval kasutatakse laia üldsuse poolt, siis seda tsensuuri esineb jah igal pool. Ma võin öelda näiteks oma külalisele, kui ta mulle külla tuleb, et tead, et söögilauas me poliitikast ei räägi. Ma sean sellega ju väga selge piirangu tema väljendusvabadusele. Aga ma ei ole riik, ma olen üks ainus eraisik, kes palub teisele eraisikul kinni pidada oma vahelisest sotsiaalsest kokkuleppest.
Täpselt samamoodi me ju tsenseerime oma lapsi ka, et on mingid sõnad, mida ei tohi öelda. Sama asi. Sarnane olukord on tegelikult ka erameediaga, sest kui ma kirjutan arvamusloo näiteks Postimehele ja nad seda ei avalda, siis see ei ole tsensuur, vaid see on väljaande õigus väljendusvabadusele. Kui riik kohustaks, et meediaväljaanded peavad avalikustama absoluutselt iga artikli, mis neile saadetakse, siis tegelikult on tegu väljendusvabaduse riikliku piiramisega. Nüüd, kui see natuke jääb segaseks, mõelge nii. Sul on oma arvamus, mina tulen sinu juurde, annan sulle enda arvamuse ja sa ei ole sellega absoluutselt nõus. Loomulikult sa tahad edaspidi väljendada ikkagi oma arvamust, mitte enam minu oma. Aga kui sind selleks sunnitakse, ei ole su väljendus ju enam vaba. Sama asi meediamajadega. Kui ma kirjutan oma arvamusartikli või lihtsalt mingi artikli, siis neil peab olema õigus öelda ära, et ei, me ei taha seda öelda, sest et see ei ole meie või noh, see vabadus peab olema. Ja olgem ausad, tegelikult ei taha seda mitte keegi, sest et kujutage ette, kui mina hakkaks objektiivile kirjutama arvamuslugusid, see oleks ju räme. Sotsiaalmeedia ka. Küsimus, kas kellegi postituse kustutamine on tsensuur? No, selles laiemas tähenduses ja vales tähenduses ja loomulikult on, aga tegelikult ei ole. See ei ole selline tsensuur, millest räägib meie põhiseadus, sest et samamoodi nagu meediamajadel, platvormil on õigus kureerida, milline sisu nende platvormil on lubatud. Täpselt nagu meediamaja võib kureerida, millised artiklid nad välja lasevad. Põhimõtteliselt täpselt sama asi. Või näiteks see, kui keegi tahab, ma ei tea, tõlgib Mein Kampfi ära, juhuslik näide, tõlgib ära Mein Kampfi ja raamatupoed ütlevad, et me ei taha seda müüki panna. See ei ole tsensuur. See on nende väljendusvabadus. Näiteks mina võin ka teha uue sotsiaalmeedia platvormi, kus kohas, ma ei tea, ma keelan, kassipilte ei tohi postitada. Ja siis keegi postitab ja siis ma bännin ta ära. See ei ole tsensuur. See on minu platvormi väljendusvabadus. Ehk siis kokkuvõtteks, meie põhiseadusesse on kirjutatud hästi lakooniliselt, et tsensuuri ei ole. Aga seda on tehtud sellepärast, et tegelikult on sõnal tsensuur väga täpne tähendus. Ja meie põhiseadus välistabki selle täpse tähenduse järgi riikliku tsensuuri. See, et sina Facebookis bänni saad ja siis hakkad tsensuurist rääkima, sellega sa näitad ainult seda, et sa oled natukene rumal. Nii et palun, ole targem ja lugege kommenteeritud põhiseadust. Järgmise korrani.